tere mängurid, siin on Sepik. Täna ma loodan, et see mikker töötab ja me maitseme kõiki erinevaid Battery energiajooke. Niisiis, full disclosure, nagu näha, olen osa Saku tiimist, aga arvamused siin videos tulevad täielikult minu ajust ja neid ei ole mõjutanud keegi kuskil ja kõik need joogid ma ostsin ise, mitte nende eest ei maksnud Saku õlletehas. Need joogid siin kokku läksid maksma 14.22 ja siis ma läksin veel ostsin ühe veel, mida poes sellel hetkel ei olnud. Millest ma ilma jäin, olid need kofeiinivabad uued, ainult üks oli 2 poes saadaval, kus mina käisin otsimas, isegi 3. Aga kust me alustame, on hea küsimus. No nii, ühesõnaga, plaan on selline, et mina võtsin kaasa pitsi ja siit pitsist hakkame maitsma ükshaaval kõik joogid ära, vaatame veel mis järjekorras ja võtsin isegi pudeli Batteryt ja tavalist Batteryt, mis on limited edition, mis ta oli selle Glisherik ja Maxi oma, eks ole, ja seda toodab Leedu õlletehas ja seda toodab Saku, nii et ma tahtsin teada, kas seal on ka mingisugune maitsevahe sees, võib-olla juba sellepärast, et üks on plastpudelis, aga võime vaikselt pihta hakata. Teeme alustuseks Outlieri siin, täielik erand siin teiste toodetega võrreldes, mis on plastpudelis tavaline Battery. Üli tugev lõhn, nii nagu sellistel jookidel kombeks on. Ta on selline, näeb välja pisut radioaktiivne, väga tavapärane selliste jookide puhul. Tulen teen väikse B-rolli ka teile. Niisiis, aga laseme heal maitsta. Maitseb nagu üsna tüüpiline energiajook. Ta on nüüd saanud siin natukene õues ka olla jahedas ja ausalt öeldes ega üsna meeldivan. Ma ei oskaks nagu otsest hinnangut anda. Ta maitse ei ole super nagu väljapaistev, aga ta on kindlasti selles mõttes kindel valik, mille peale välja minna, ma arvan. Kui valida teiste selliste sääraste energiajookide seast. Ja nüüd, mis ma teada tahaks, on see, et kas purgi Battery, Eestis toodetud Battery maitseb oluliselt teistmoodi. Nii, mikri juures. No nii. Ja laseme heal maitsta või kuidas eestlased ütlevad, mina ei mäleta enam. Mingi üli pisikene vahe on tõesti sees purgil ja pudelil, aga ei oskaks küll öelda, et üks parem on kui teine. Samamoodi, ega kommentaar jääb samaks. Lähme edasi järgmisele joogile, mida me võtta võiks. Alustame äkki, teeme vasakult paremale, võtame Remixi, see oli Strawberry Lime. Vaatame, mis sellel meile pakkuda on. Teeme ühe palette cleanseri. Mul on siin vesi ka, et vahepeal loputada nii enda suud kui ka pitsi, et ei jääks liiga tugevasti teiste jookide maitse juurde. Kusjuures ma olen seda varem korduvalt joonud, aga ma ei ole kunagi tähele pannud, kui ilus roosa värv see on. God damn! Nii, aga laseme Remixil maitsta. Sellist laimi on küll tunda, ma kõige suurem selline maasika maitsete austaja ei ole, aga omast kogemusest ütlen, et see on vähemalt mingi selline jook, et kui kindel tuju on, siis ma poest võtan ta kindlasti selles mõttes ja olen ka korduvalt võtnud, et ma arvan, et sellised inimesed, kes rohkem selliseid hapukamaid ja laimi asju eriti austavad, see on kindlasti neile siuke suur pluss või selline, ühesõnaga see jook kõlbab nende inimeste jaoks kindlasti. Minu jaoks see jääb pigem sinna natukene madalama poole, aga ma ise ostan ka seda vahel siis, kui õige tuju on. Nii, ja ma mainiks ka kähku ära seda, et mina olen maitsnud igasugu erinevaid monstereid. Mina selle video idee sain ka üldse sellest, et ma kunagi vaatasin DJ Tiine Roti videot, kus ta maitses erinevaid monstereid, monsusid, eks ole. Ja mul on telefonis olemas monsulist ja ma ei tea, kas te seda näete, aga need on kõik minu review'd
monsteritest, monsudest. Ma olen maitsnud kokku 39 erinevat monsut ja ma ütleks, et sealt tuleb keskmine reiting mingi 5 punkti 10. Nagu monsudel on väga inconsistent maitsed. Kui ma ostan monsusid, maitsen uusi maitseid, siis enam-vähem iga teine on, ma ei taha pahasti öelda, aga suht saast, eks ole. Ja ma ei ole ühtegi batterit siiamaani joond, mis oleks nagu Ühesõnaga, see on see, mis mind siia video juurde tõi, et ma tahangi teada, millised nad kõik nagu üksteisega võrreldes on. Niisiis, võtame siis... Yes! Teine jook vasakult on Battery Fresh. Battery Fresh on minu top 1 või top 2 battery, nii et see tuleb kindlasti võimas. Juba siis, kui ma kallan, ma saan öelda seda, minu meelest see maitseb üsna kõvasti nagu selline poelimonaad või asi. Mitte päris limpa võib-olla, üsna sarnane limpa limonaadiga. Aga siuke limonaadi maitse on, selline Eesti limonaadi maitse. See on siuke tüüpiline kollane nagu limonaad. Ja ma igaks üks ütlen seda ka ära, et kui mu käed värisevad, kas seda pitsi hoides või mida iganes, siis praegu õues on 6 kraadi ja ma istun ühe koha peal ja joon jahedaid jooke. Aga laseme siis Battery Freshil maitsta. Nii hea limonaad, see on võimas. See on exotic fruit, aga ma ei tea ju, siis me oleme terve elu joonud exotic fruit limonaade. Ühesõnaga, see on nagu täielik limonaad, see on ideaalne jook nagu top 1 või top 2. Väga hea. Nii, aga nüüd järgmisena tuleb 0 kofeiin Battery Remix, mis on siis sama kui see esimene. Looputan pitsi ka ära, see ununes ära. Nii, te ei näinud seda. Te ei näinud seda. Nii. Igal juhul. Teeme lahti. Ma unustasin eelmisi lõhnata. Nuusutada ka. Lõhnavad teistmoodi. Seal on nagu siuke... Seal on mingisugune teine lõhn on juures veel. Väga huvitav. Nii, lennuk tuleb. Antalya Tallinn, Airbus A320. Ilus laul, muusika minu kõrvadele. Nii, aga valame. Samamoodi ilus, imeline roosa ja maitseme. Võib-olla ma skison, aga see tundub pisut äkki magusam või mingi selline kui see kofeiiniga. Aga ma ei tea, see mulle võib lihtsalt tunduda. Limonaad oli ka vahel, nii et ma ei tea. Aga ega see on ka suht aus. Kui sa niisama limonaadi tahad juua, kofeiini ei taha, siis see on valikus. Reitingud ma mõtlen välja pärast, ma tahan teha tiirlisti ja siis vaadata lõppkokkuvõttes, et kuidas ma selle tiirlisti teen üldse. Nii, aga nüüd tuleb esimene päriselt nagu siuke huvitav valik. Nüüd tuleb meile Battery No Calorie. Kuigi me mõtleks, et et kalorivaba, et mis siin peaks maitsed üldse erinev olema, siis tegelikult minu kogemus ütleb, et nendel oli suht erinev maitse. Mul on 2 tükki kõrvuti ka olemas, ma saan vajadusel proovida neid vastamisi. Aga vaatame. See on samamoodi, näeb täpselt sama radioactive välja. Nii, võrdleme lõhna. Võib-olla on kogu see asi, aga selle lõhn tundub ka vähem võimas, aga lõhn ise tundub nagu sama olevat. Nii, aga laseme sellel maitsta. Päris ausa maitsega on, oota. Ma korra võrdlen defaulti. See on siuke natukene hapukam selline toon küljes ja see on selline pisut magusam, minu meelest vähemalt tundub niimoodi. Aga ausalt öeldes mina ütleks, ma eelistaks isegi seda. See rohkem ühtib minu nagu maitsega. Seda ma täitsa jooks. Selle ma olen valinud ja ilmselt valin ka tulevikus, vahel kui isu on, siis see on ka kindlasti selline asi, mis ma valiks. Nii. Ja nüüd tuleb esimene hirmusvalik, mis on Battery Juiced Peach Lemon. Ja nende juiced jookidega, ma ei tea, vaata, ma olen selline, ma ei kannata üldse haput, nagu minu jaoks on, ma ei tea, kuradi õun võib ka nagu hapu olla, ma ei tolereeri hapusust absoluutselt. Nende juiced'id olid nagu hästi hapukad, vähemalt siis, kui ma kunagi proovisin, ma nüüd hiljuti olen paar korda uuesti maitsnud seda vähemalt.
ja siis ta oli nagu joodav, aga saame teada. Ma tean, et väga paljudele inimestele väga meeldib see, aga noh, võib-olla see konkreetne maitse minul ei ole, aga kohe saame teada. Selgub. Lõhnab väga tsitruseliselt ja näeb välja selline hägune ja kergelt sellise, ja kuna see on peach, siis siin on selline virsikuline toon on ka juures. No nii, aga maitseme. Hapusust on tõesti tunda. Aga sellist, ta on siuke huvitav maitse küll, see virsik on nagu huvitav kontrast küll nagu sellele sidrunile. Tal on selline mõnus magus nagu toon kõrval, aga ta on samal ajal nagu hapuga. Ta on kindlasti joodav, selles mõttes keegi mulle selle tasuta annaks, ma jooks no doubt selle ära, et see ma ära nagu ei ütleks. Aga kas ma ise valiks selle riiulist, seda ma ei tea. Et kui sa oled rohkem selline hapuka maitse inimene, siis kindlasti. Aga lihtsalt jah, need hapukad toonid ei ole nagu minule. Aga üldpildis ma näen, miks see kellegile nagu meeldiks ja halb ta ei ole, aga pole minu jaoks. Nii, ja nüüd, kuna mu kaamera aku hakkab surema ja minu käed hakkavad ka surema, me teeme väikse pausi ja tuleme tagasi. No nii, tere tulemast tagasi. Mul on karvane tunne, et mu kaamera aku hakkab otsi andma, sest et ma just laadisin selle peaaegu täis ja see juba vilgub punast. Igal juhul lähme järgmise joogi juurde. Järgmiseks joogiks on meil Battery Juiced õun, Bright Sour Apple. No nii, ossa poiss. Lõhnab väga tugevalt, nagu parim võrdlus oleks draakoni see õunamaitseline komm ja ta on selline hägune, kergelt roheline, aga maitseme. On tõesti hapu, see on veel hapum kui see kindlasti ja mulle isiklikult, mulle võib-olla maitse, nagu see iseenesest see maitse ise meeldib sellel rohkem kui see, noh, juicedide seast. See kuidagi resoneitib rohkem minuga. Maitsen kilga veel. Siuke üsna huvitav maitse on tõesti. On küll siuke hapukas ja seda õunamaitset on küll väga hästi tunda. Ja ta on jah selline korralik hapukas. Et kui sa oled hapufänn, siis ma arvan, et see on nagu top valik. Mina suur hapufänn ei ole, nii et see minu jaoks jääb sinna batterite listis allapoole. Aga seda jällegi tänu sellele, et see lihtsalt minu maitsetega nii hästi ei ühti, kui osad teised maitsed siin. Aga lähme siis järgmise juurde, mis on siit siis. Battery Carnival. Ja see on passion fruiti ja guava maitseline. Teeme lahti. Väga huvitava maitsega. Maitsega, lõhnaga. Selline, ma ei oskagi öelda, siuke mingi tutti-frutilik või mingi selline lõhn on. Okei, valame. Üsna sellise neutraalse välimusega, mingi kerge roheka alatooniga, siuke hästi kergelt hägune vedelik on. Nii, aga maitseme. See on ka pisut sellise hapukama maitsega. Ütleme niimoodi, samuti väga joodav. Keegi mulle tasuta pakuks, ma võtaks. Aga see on vist selline, mida ma tõesti harva satun ise ka nagu riiulist valima. Kindlasti on inimesi, kellele see meeldib. Ja ma näen ka, miks meeldiks. Aga ma ei tea, see lihtsalt minule nagu ei mõju niimoodi. Jah, ta paha ei ole, eks see on jah väga selline omapärase maitsega, aga ei ole täpselt minule mõeldud. Nii, ja nüüd Battery Whirl, mis on Blue Raspberry, ehk siis kerge sellise vaarikalise maitsega. Ja see jook, see on, ma arvan, et minu isiklik favoriit. Praegu mul ongi hea võrrelda kõrvuti Freshi ja seda. Mind paneb väga muretsema see, et siin on peal kirjas, et see on limited edition. Ja kui see ära läheb, siis ma olen väga kurb. Aga teeme lahti. See lõhn, see vaarika lõhn, see on nii võimas. See lõhn üksinda on juba nii hea nagu. Nii, ja nüüd tuleb see hirmus koht. See näeb reaalselt välja nagu, ma ei tea, mingi tuumajaama jahutusvedelik. Või võib-olla nagu aknapesuvedelik mõne jaoks. Või aknapesu see puhastusvahend, eks ole. See lõhn on no tõesti unbeatable.
no nii, aga ma olen sõnatu. Ma ei tea, see on tõesti, ma ei ole ühtegi nii hea maitsega nagu energiajooki joonud. Kõik need 39 mõnsut jäävad selle alla nagu 100%. Ja siit ma saan kohe ära öelda, okei, see jääb tõesti mu number 9. Ja Fresh siin on minu number 2 valik. Ma olen selles üsnagi confident. Aga see on tõesti, no selle võib ühe veel teha nagu. Võimas. Oo, lennuk. Hell jaa. Võimas. No nii, aga parim jook on möödas. Ja nüüd viimaseks, ongi viimane. Viimaseks on Battery Peach Berry, ehk siis peach ja raspberry, virsik ja vaarikas. Virsiku asjad mulle väga meeldivad, vaarika asjad ka mulle väga meeldivad. Kohe saame teada, kas see ka mulle väga meeldib. Nii. Oho, see vedelik on peaaegu läbipaistev. Siin on mingi hästi kerge selline virsiku tooni juures. Peaaegu läbipaistev. Ja vihm hakkab ka sadama, nii et kui miski krõbiseb, siis teate miks. Lõhnab nagu virsik. Võib-olla kui ma väga pingutan, tunnen sellist mingi vaarika kõrval tooni ka. Aga maitseme. See on kindlasti magusam kui teised. Minu esmamulje ütleb. Oih, veits palju läks. Maitsen natukene veel. Üsna aus. See on ka kindlasti, vähemalt top 5 kindlasti. Aga rääkides top 5-st, tegelikult nüüd ongi aeg vaadata ja hinnata päriselt, mis kuhu kuulub. Ja saada teada, milline on kõige parem batteri. Või noh, seda me juba teame tegelikult, eks ole. Aga panen pitsi kõrvale ja vaatame. Niisiis, kõige esimeseks, ma teen teie vaates, see on siis vasak. Kõige esimeseks, no doubt in my mind, läheb Battery World. Nagu sellel on võimatu pähe teha nagu. Nii, teiseks, mina paneks enda poolt teisele kohale kindlasti Battery Freshi. Nii, kolmandaks nendest mina ütleks, see on täpselt nagu, ma ei tea, minule loodud maitse tegelikult. Saaks nagu kõrgemal ka olla, aga vaarikas on nagu unbeatable, eks ole, aga see tuleb kolmandaks. Seda ma valin ka siis, kui nende kahe jaoks tuju ei ole või tunnen ennast natukene, et tahaks midagi vahelduseks, siis ma võtan alati Peach Berry. Ja neljandaks mina võtaks siis juba 2 tükki. Paneme need limonaadi versioon ja energia versioon Remix. See Remix on ka sellise... See on siuke hea vaheldusjook nagu, et isegi kui ma nagu 95 või 90% ajast ostan need 2, sest et need on nagu nii, noh, sa lihtsalt saad selle peale nagu loota, eks ole. Aga näiteks, et kui poes ei ole neid 2, siis ma võtan kindlasti kas Peachi või selle Remixi, et oleneb lihtsalt, kuidas tuju on. Ja nüüd läheb natukene raskemaks. Siit edasi läheb raskemaks. Huvitav, kumba ma eelistaks, kas pigem Sour Apple või Passion ja Guava. Kumb siia kohale paremini sobiks? Või tegelt? Okei, siin ma pean maitsma jälle uuesti, sest et ma pean nagu kindlaks tegema, mida ma tahan. Mulle meeldis see rohkem. Mul on tunne, et kuna need nagu maitsete poolest minuga ei ühti, siis ma võtaksin ilmselt selle default nagu energy dringi tegelikult nende asemel. Ma vaatan, maitsen. See on siis NoCal. See on Bright. Guava. Jaa, ma arvan, et paneme niimoodi. Ma pigem valiks NoCali. Oletame, et kõik need on poest otsas. Ma ilmselt nende ülejäänute seast valiks NoCalari. See on selline kõige kindlam valik siin. Nii. Ja nüüd. Vot nüüd läheb raskeks, jah. Kuna need on tegelikult nii sarnased, ma ilmselt paneks selle nagu defaulti ka, oota, ma maitsen. Okei, ma paneks niimoodi. Isegi kui need on nagu väga default maitsed nagu, just kui, eks ole, siis ikkagi see, et ma saan nagu nende peale loota. Need on nagu, ta ei ole väga eriline maitse, aga see on kindla peale välja minek, eks ole. Nii, ja siit edasi. Ma arvan, et ma nendest pigem paneks Sour Apple'i siia. Siis
No nii, tere tulemast tagasi. Tundub, et see külmem temperatuur tõesti ei meeldi mu kaamera akule, sest et see aku jälle suri ära. Pidin jälle pool tundi laadima. Igal juhul, kuhu me jäime? Bright jäi meil siia, Sour Apple ja ma pidin nende kahe vahel otsustama. Ma ei tea. Viimast korda ma maitsen mõlemat ja siis otsustame. Okei, ma olen otsustanud. Minu jaoks isiklikult, minu maitsetega ühtib pigem kollane peach lemon ja seda sellepärast, et ma arvan, et siin on see peach, mis mängib seda nagu olulist rolli, et mina olen siuke virsiku inimene kindlasti alati olnud ja ma arvan, et see on nagu minu jaoks parem, kui on passion ja guava, mis see on. Nii et minu järjekord praegu siis jääb selliseks. Kõige parem by far Whirl Blue Raspberry, teiseks jääb meil Exotic Fruit ehk siis Fresh Peachberry kolmandaks, tugevaks kolmandaks ja siis tuleb Strawberry Lime, siis tuleb No Calorie, tavaline battery, siis Bright, siis Breeze ja siis Carnival, mis on Passion Fruit ja Guava. Nüüd, kui ma peaksin tierlisti panema, need kaks minu jaoks kindlasti lähevad S-tieri, need on nagu tõesti on top, nagu vahet ei ole, me võime erinevatest brändidest ka rääkida, need jäävad ikkagi peale. Peach Raspberry, see läheks A-tieri, ma kindlasti valiks selle siis, kui tuju vahelduseks on või tõesti poes midagi ei ole muud, siis ma valiks alati selle ja siit edasi ma ütleks Strawberry Lime tegelikult kuulub ka sinna sama, ma paneks selle ülesse poole, aga see jääb minu jaoks samamoodi A-tieri, siis mõlemad teeme nii ja siis minu jaoks kõik need 4 jäävad B-tieri. Nagu ma ütlesin, siis battery maitsed on väga consistent sellega, kuidas nad ei ole halvad. Mitte ükski neist ei ole halb. Ja ainukene, mis läheb C-tieri on võib-olla tõesti minu jaoks Carnival, sest et see on selline jook, mida ma ei ole nagu ise läinud poodi eriti ostma. Aga see lihtsalt, ma ei tea, minu maitsetega kuidagi ei ühti see. Ka võib-olla keegi tasuta annaks, siis ma nagu võtaks, aga jah, seda ma olen väga harva sattunud poes ise ostma. Aga selles mõttes siin üldpilti vaadates on seis tõesti suurepärane ja battery jookide line-up on selles mõttes väga tugev, et battery jooke tehakse ikka mõistlike maitsetega ja lihtsalt võrdluseks, kui ma võtan siit enda Monsu listist, siin on hästi palju selliseid 40 ja selliseid on ja siin mina annaks ainus nendest, mis mina nagu isiklikust vaatest annaks 4 või 5 on see. See on minu jaoks absoluutne 10, see on siuke 9,5 või võib-olla ka 10, aga ma eelistan seda. See on siuke 8 või 9, see on siuke 7, kõva 7 ja need on sellised 6 minu jaoks 6,5 või ei, tegelikult need on ka 6,5 kuni 7 ütleme, sest et need on väga joodavad, aga lihtsalt teised valikud on nagu nii palju paremad, vaata. Ja siis need jäävad ka sinna 6 kanti. Ja siis jah, see pigem siis oleks pigem selline 5, et ta ei avalda mulle erilist muljet. Aga soovitan ka teil maitsta, lihtsalt jooge mõõdukalt ja mina tänan, et te vaatasite ja näeme kunagi järgmises videos, kui ma ühtegi teen ja head aega!